kõige ilusam aeg minna pimedasse ruumi ja näidata seina peale pilte, mida ma võiks teile siin ka näidata. Ja siis ma olen nüüd näidanud viimasel nädala jooksul ohtralt pilte allikatest, kus on kullakoormad ja kus elavad vaimud. Ja ma arvan, et see on asi, mida on võimalik lastega toimides kõige paremini neid kuulama panna ja huvituma panna. Et see, et kui ma sinna vaatasin, sest minu meelest mulle tundub, et seal on midagi peidus. Seal on üks hästi suur kivi, seal on mesilased, mis mesilased näitavad alati sellist, ta on nagu selline veesoon või negatiivne väli, kus on mingisugune vägev energia, et mida tasuks otsida. Et seal selles metsas, ma arvan, elab teil kindlasti vähemalt üks eksitaja. Teate, kuidas eksitajast lahti saab, kui te olete metsa ära eksid või kuhugi territooriumile, kus te ei ole enne käinud. Tuleb võtta kõik riided seljast ära, panna nad pahupidi selga. Ja selle aja seest olete maha rahunenud ja te leiate kodutee üles. Teine variant on see, mida ma ise hästi teha ei saa, et tuleb panna jalad niimoodi risti ja vaadata siis niimoodi kahe jala vahelt tagasi. Ja tihtipeale on see, et me jätame metsas käies meelde ainult ühtepidi suuna, aga teistpidi ei näe asju. Et siis, kui te niimoodi vaatate, siis tundub kõik hoopis teistsugune ja võib-olla leiate mõne asja ülesse. Et need praegu, mida õpetatakse, need Kõnnumaa koolitustel, need otsi-otti ja et need ei ole nii head. Te võite ka, kuna on pühad, lugeda tagurpidi Issamiiet, aga kas keegi oskab seda tänapäeval õigetpidigi? Ega vist. Aga et kõige lihtsam vahetage riided ära ja tulete maha rahunenud, leiate ülesse. Muidugi oluline on see, et kui te kuskile metsa lähete, nagu sinna lähete, jätke meelde maamärgid. Kui siit vaatate, siis kõige kõrgemad puud ja kõige suuremad kivid, et nende kaudu tulete pärast välja. Aga tegelikult ma saan aru, et täna ei ole ülesanne mul rääkida teile, kuidas metsas ära eksida või õiget teed leida. Et me rääkisime sellest, et kuidas õues toimida. Et tõepoolest ma räägin veel selle ära, et ma ütlesin, ma olen ajakirjanik, aga ma olen ka Tallinna Ülikoolis doktorant ja õpin folkloristikat seal ja seetõttu ma võimalikult palju püüan ise uurida iga paiga lugu, et see Veere lugu mulle väga meeldis. Et tegelikult ongi nii, et on veered ja on jõetagused ja mäetagused, ja on näiteks veresaared olemas või et need on need saared või kõrgemad kohad. Ja siin kandis on ju tegelikult hästi palju, ma vaatasin just tee peal need igasugused aitajad ja mis need kohad olid, et te olete elati või salud tähendavad tihtipeale selliseid pühapaiku, et need on sellised väga võimsad ja kihvtid kohad, et ma tahaksin ise elada. Aga õuesõppest nii palju siis, et mis asi on üldse õuesõppe? Et õuesõppe on selline asi, et olete te pannud tähele seda, et on mingi aeg, kus saab välja minna. Et me Mikuga panime paika, et see on 14. aprillist kuni 14. oktoobrini. On selline aeg, kus te lähete hea meelega välja. Tunnete ju praegu, keegi ei taha ju toas täna istuda. Et need on need ajad, kus vanasti just meist põhja poole elavatel saamidel ja soomlastel, et nimetati talveööde või suveööde päevaks, kus siis mindi ka õue magama, aga meil Maarja päevast tegelikult juba 25. märtsist läksid ju teenijärahvas läks aita magama. See on see hetk, kus te ei taha enam isegi sellise uue selle plastakna taga magada, kui linnulaul sisse ei kosta. Et see on aeg, kus te tahaks hommiku vara käia väljas, tunda seda neid lõhnu, mis on igal pool ringi, vaadata, kuidas mingi pung nagu viskub lahti. Siin on, ma ütlen, et siin on natukene kevad taga, kui meil Tartus, et meil on juba toomingatel juba õiekobarad juba küljes, et varsti lähevad lahti. Aga et sellest hetkest kuni 14. oktoobrini, kus siis lehed hakkavad kolletama. Eestis nimetatakse seda kolletamispäevaks, aga põhja pool on ta talveööde päev, kus siis tuldi tagasi oma tundraretkedelt, mindi nendesse turbahüttidesse, hakati seal elama, mitte enam püstkojas. Aga et meil on ta nii nagu see lehed kolletavad, nii üsna pea tavaliselt Eestis 26. oktoobril sajab maha lumi. Ja siis ma ütlen teile ausalt, et kuigi lumega on jube kihvt mängida ja lastel eriti õues, et üle tunni aja järjest ei suuda keegi õues olla.
et siis on see talve poolaeg, hästi vara läheb ka pimedaks, et siis väga palju enam tegutseda ei saa. Aga see 14. aprillist kuni 14. oktoobrini võib olema väljas nii palju kui võimalik. Sel ajal kiiguti, teil ei ole kiiku siin, aga üks asi, mida ma kindlasti soovitan, on see, et kui te kiigu püsti panete, et just Kuusalu kandist ja siit Põhjarannalt on pärit see teave, et kiigud, külakiigud, nagu praegu ehitatakse need suured kiigud, ei seisnud mitte püsti talv läbi, vaid need viidi sügisel, isegi juba kuskil augustikuus, viidi ära keldrisse, pandi need suured postid seisma ja toodi kevadel välja, et kiikuma hakata. Et see võiks teil siin kindlasti olla. Et see on koht, kus siis saadi kokku vanal ajal ja hakati igasuguseid põnevaid asju tegema. Mis asi üldse õuesõppe on? Õuesõppe on siis õppimine ehedas keskkonnas. On see keskkond, kus me praegu viibime. Ma ei tea, palju teist eile sattus vaatama seda Kersna saadet selle aju psühholoogiga, kes rääkis mobiiltelefonide mõjust. ja ma mõtlesin seda, et ta väitis seda jah, et see on samasugune narkootikum nagu või sõltuvusaine, nagu on alkohol või kõik muu või suhkur. Aga et alkoholi me ei anna üheaastastele lastele kätte, aga mobiiltelefoni anname. Ja ta muidugi ütles seda, et õudselt hea on, et meie vanused ilmselt ei satu sellesse sõltuvusse täielikult, et me teame, et lisaks sellele virtuaalilmale on olemas ka need armsad kured, kes siit praegu mööda lendavad, et see võib tõesti mõnus olla. Et ka midagi muud on mõnus peale selle uudsuse seal mobiiltelefonis. Kindlasti ei ole mobiiltelefoni kasutamine halb, aga see, et ta ütles, mis see oli 4-5 tundi või, on tavaline inimene telefonis, nutitelefonis päevas. Mõelge, mida te kaotate oma elust. Te ei kuule seda häält, te olete kuskil oma ette. On olemas ka täiesti sotsiaalne kurtus juba, et me tegelikult ei kuulegi enam seda, mis ümbritsev loodus räägib, et me olemegi kinni selles. Aga see 1-aastane laps, kes praegu alustab nutipõlvkonnana, talle jääb kõik see kogemata. Ta ei teagi, et midagi muud on olemas. Et see oleks nüüd see asi, mis on teie asi, vedada nad võimalikult vara välja selle asemel, et neile lihtsalt see nutitelefon kätte anda, mis taskus on. Aga et selles ehedas keskkonnas juhtub igasuguseid asju ja siin saab õppida tegema paljusid asju oma käega. See on hästi oluline, et ma nägin need munarestid ja mis siin on, et need on hästi vahvad asjad. Mida ma küll õuesõppe kohta ütlen, et mina olen näiteks nii raisk inimene, et mina ei viitsi kaasas vedada kuskile maastikule minnes eriti asju. Tõsi, kui ma allikatel käin ja ma allikaid otsimas, mul selline kotitäis asju on kaasas. Et siin on mul sees, mul on kompass, kui ma just ei taha jälle sealt karpis jalgade vahelt tagasi vaadata, et ma üles leiaksin ja siin on märkmik ja on istumisalus ja on kummalisel kombel, mul on prügikott kaasas. Ma korjan prügi ära allikate äärest. Tegelikult käivad mul enamasti, ma ei viitsi isegi prügikotti välja istuma, panen siia vanemale poole. See on juhtunud see, et inimesed ei vii oma sodi tagasi loodusest. Aga siin sees on ka veel mul mõõdulint ja suurendusklaas ja sellised asjad. Ma pean küll ütlema, et ma väga ei viitsi seda kotti kaasast tassida. Et enamasti ma lähen täpselt niimoodi maastikule. Mul on 2 kätt taskus. Mul on kaasas, mul on kadus ära kahjuks hea Saamimaalt toodud nuga. Aga mul on üks nuga on taskus alati ja on kaasas loomulikult mobiiltelefon. Et need on asjad, mida tegelikult reaalselt vaja läheb. Nuga on tõesti selle jaoks vaja, et aeg-ajalt on vaja kuskilt midagi lõigata ja võtta, urgitseda maasest välja, kas või taime juuri otsides. Et ta on hea asi, kui teil olemas on. Ja see, et kummaline selle kombel ei tikke ega nuga enam laste kätte ju ei anta. Ma ei tea, palju teist oli lapsena nuga. Mina sain 5-aastaselt küll noa. Minu tütrel oli päris väiksena käsime, tõime Saamimaalt noa ja alguses ma mäletan, et esimesed korrad
tal oli hästi terav nuga, esimesed korrad ta lõikas näppu, ma mäletan, et ta ei julgenud meile öelda, et tal käsi verine, siis ta pani käe selja taha. Aga siis tal oli hirm, et võetakse ära. Aga mida kiiremini ta õpib hea noaga lõikama, seda kiiremini ta saab selle asja kätte ja siin samas lähedal tegime väikeste 3–5 aastaste lastega pajupilli ja nende suurte, teate, nende ehituspoodide nugadega ja nad tegid paremini kui täiskasvanud. Et lapsed oskavad suurepäraselt asju. On muidugi võtteid, kuidas õpetada neile noatööd. Ärge alustage kuivade puuokstega, vaid näiteks porganditega. Laske porgandeid koorida kodus või kartuleid, kes koorib kõige pikema kartulikoore. Et selliseid põnevaid mänge. Aga need on asjad, mis tõesti vaja on. Aga on vaja väga häid silmi. Te peate kogu aeg uurima, kuulama, et kuulete, kui palju linde teeb häält korraga. Et kui te minu häält kuulasite, siis te ei kuulnud neid. Aga kui te selle hetkeks välja lülitate, et ümbruses on mingid muud asjad, siis te hakkate kuulma. Täna siin Äntu Sinijärvede ääres käisime, oli ka põnev see, kuidas me suudame välja lülitada, aga vastupidi, me suudame välja lülitada selle tehismüra. Et kui ma filmisin, siis tohutu maantemüra jäi peale või see, kui lennukid lendavad, teate, et kuskil peale lõunat hakkavad lendama need NATO lennukid, aga seda me ei kuule tegelikult praktiliselt, kui me spetsiaalselt tähelepanu ei pööra. Inimmüra praegu linnulaulu kaaber on tulemas, algab kuskil kella 9. Aga et oskus kuulata üht või kuulata teist, et see on hästi hea oskus. Ja selles õues õpitust on kõige parem asi, mis juhtub, on see, et kui see laps või te ka ise olete midagi ära õppinud, mida te peate tegema siis? Kana teeb kogu aeg, kui ta muna muneb. Ta kaagutab sellest, et kõik kuuleks, et ta on muna teinud. Et see on hästi oluline, on see, et kui te ka lastega midagi lähete vaatama või avastama, et te pärast selle asja läbi rääkiksite. Mis juhtus, mida te nägite? Võib-olla lähete koju, oli mingi põnev asi, te ei saanud kõigest hästi aru, guugeldate, et mis see asi võis tähendada. Aga et see omavahel läbi arutamine, mis juhtus. Ja muidugi see, et mis kõige parem asi on. Ma olen õppinud seda, et ma ei oska paljusid asju. Aga kes hästi ei oska, see hakkab ruttu teistele edasi õpetama. Natuke midagi õpid. Kunagi ma mäletan, et Õiesarve juures tegime mingisugune paelapunumise koolitus oli ja meid oli umbes 30 tükki ja Õie ei suutnud kõigile õpetada seda keerulist paela. Ja mina nägin niimoodi poole silmaga, kuidas ta tegi ja õpetasin teisele laua poolele ka seda paela punumist. Ja siis oli täpselt niimoodi, et kui paelad valmis said, siis ühtedel olid ühtemoodi paelad ja teisel olid teistmoodi. Ma ei olnud päris hästi aru saanud, aga see ei tähenda. Me võime midagi uut avastada. Me võime midagi väga põnevat avastada, selle käigus hakata tegema asju, mida enne pole juhtunud. Et igal juhul õpetage seda teistele, mida te olete ise kogenud siin. Et õpite täna midagi väga põnevat siin tegema, minge rääkige kodus. Kui ma olen allikatel käinud, siis selliste, isegi Melliste kooli 2-aastaste lastega. Ja need 2-aastased ei läinud küll edasi rääkima, aga muidugi nad laulsid. Nad tulid niimoodi, et me käisime allika juures ära, nad palju aru sealt ilmselt ei saanud, aga see meeleolu oli eriline ja bussist tagasi sõitest ainult laulsid. Aga natuke vanemad, need 5-aastased, need olid niimoodi, et ega laps pärast õpetaja rääkisid, aga lastevanematel midagi muud üle ei jäänudki, siis olidki nii, et nad pidid ju vanemad ka minema sinna allikatele. Vaat see on juba hea asi. Et kui tõesti, et ka vanemad saavad teada seda, mida lapsed on teada saanud. Aga ka see, et ise käiksite oma lastega allikatel või siis otsimas neid suuri mõnusaid vahvaid kive. Et need on hästi erilised paigad. Nii et igal juhul edasi rääkimine ja siis millegi oma käega ära tegemine, need on kõige tähtsamad asjad sellise tegemise juures. Õpikeskkonna puhul ausalt öeldes ma ütlen teile seda, et teil on erakordselt rikas maastik siin. Ja mitte ainult, kui me räägime siin nendest huvitavatest kaarekujulistest
moodustistest, mis olid raketibaasi mingi peibutussihtmärgid. Aga siin on ka see taimestik on tegelikult hästi vahva. Kui te praegu vaatate, siis esmapilgul paistab, mitte midagi ei ole. Aga ma kohe saadan teid rühmakaupa välja ja vaatame, mis te siit leiate. Selle aasta olulisem talgutööde taim on siin igal pool hästi tugevalt. Ma vaatasin, et on mõned asjad, mille peale ei raatsi jalaga astuda. Hästi raske on siin käia, kui vaatate, kus nurmenukud kuskilt välja ajavad oma nina. Ei taha ju peale astuda. Esimene mõte on, et peaks võtma ja sööma seda. Et otsime neid kohti. Aga kui te siin nüüd tegutsema hakkate, siis kindlasti rühmades. Et see, et ei saa suure hulgaga käia, et me ei saaks praegu kõik minna ekskursioonile siit ja hakata neid asju vaatama. Mitte kunagi ei jõua kõiki asju uudistada. Kõige paremad looduse tundmaõppijad on need, kes on natukene haiged lapsed näiteks, nagu ma armastan ise öelda. Et mina olin oma lapsepõlves ilmselt põdesin borrelioosi ja ma ei jõudnud nii kiiresti käia kui teised. Ja siis ma pidin kogu aeg tempot alla tõmbama sellega, et öeldes, et kui põnev asi. Siis kõik vaatasid ja ma sain rahulikult puhata välja ja rahulikult edasi minna. Et alati sellised asjad. Aga kui me teeme sellised väiksed rühmad ja üritame leida asju, siis kindlasti on võimalik palju rohkem õppida. Et see kogemus on eriline. Ja see, mis ma nüüd selle jutu lõpetuseks, tegelikult tahtsin selle raamatu ikka näidata. Minu ilma asjad, et ta kotti kaasa ei võtnud. Aga no nii. See on olemas sellised raamatud. Te võite pärast neid siin lehitseda, ma jätan see ette. Mis on hästi head raamatud. Kui te saate, kus müügil seda kindlasti enam ei ole. See on õues õppe ja see on Britta Brücke ja neid teisi autoreid ma isegi ei mäletagi. Aga ühesõnaga Britta Brücke oli selline armas Jörveni taoline vanem naisterahvas, kes on skaudijuht Rootsis. Ja ausalt öeldes selle õues õppe või ülikool oli ta, et selle juhtmõtted võiksid siin selles raamatus sees olla. Ta oli küll skaudijuht, aga selles raamatus on täpselt see, mida vaja. Mulle endale meeldivad kõige rohkem siin sees need rohelised ääred kahel pool. Seal on tohutult palju mänge, tegevusi ja üks asi, millest lastega alustada, on söögi tegemine õues. Et kõhu kaudu käib kõik. Et siin on, kuidas kala küpsetada maa sees, kuidas toki otsas tokileiba teha. Seal on näiteks tudengitega korra teinud šokolaadi sisse, tuli teha vedel šokolaad ja siis sinna sisse puuviljade kastmine näiteks. See, mida te tegelikult toas hästi teha ei saa. Või kuni selleni välja, et kõige parem söök on minu meelest on toki otsas küpsetatud leib. Et ma jätan need raamatud siia, võite lehitseda. Need on mul küll niisugused autori eksemplarid, et ma loodan, et ma pärast tagasi ka saan. Kes natukene rohkem tahab asjaga tuttavaks saada, et siin on ka Mikk tõlkis ära ühe selle Anders Sepanski raamatu õuesõppe pedagoogika, aga see on puhas teooria. Et ma arvan, et seda ei ole teil enamusel vaja. Aga kes tahavad koolis õpetada, siis seda just magistri kaitsmisteks ära tõlgitud. Aga 2 raamatut on, mis olen ma ise nüüd kirjutanud. Algus sai Eesti Päevalehest, kus ma 7 aastat kirjutasin looduslugusid taha küljele. Ja seal ma kirjutasin iga nädal ühe mängu, mida sai mängida lilledega või puudega. Mingil hetkel tuli puudus kätte ja siis on siia natuke teisi asju ka pandud. Aga see on ajaliselt, algab jaanuarikuus pihta ja praeguse aja kohta on kohe tulemas pajupill. Aga ka võililledest pärja tegemine ja siin ei ole sees näiteks võililleketti. Aga siin on teelehe sikutus ja igasuguseid põnevaid mänge, mida meie esivanemad on mänginud. Need mängud on tegelikult tihtipeale see kukku või kana, noor või vana. Et need on hästi vanad sellised nõiariitused. Et need mängude kaudu tegelikult õpetati lastele neid edasi. Nõia teadmised on kadunud, aga
mängud on jäänud, aga paraku hakkavad ka mängud ära kaduma. See raamat on poes läbi müünud, üksikutes poodides pidi olema veel. Et ma viimased üritasin kõik laost kätte saada. Mul on täna kaasas need, mis ma laost kätte sain. Et ma võin teile müüa. See on Koolipere kirjastuse poolt välja antud. Teine, mis teile muidugi võiks hästi sobida, on siin on meremängud. Need tegevused, mida mere peal teha. No tänase päeva ju puhul hästi sobib kindlasti mäng, kuidas vee peal käia. Et teate selline, et kes käib näiteks paadisillalt astudes kauem vee peal, hästi kiiresti pead jalgu liigutama, et saad kas 2 sammu või 3 sammu enne kui sulp sisse käid. No Jeesus Kristus sai nagu täiesti vee peal, aga ma ei usu, et keegi suudab teda järgi teha. Et selliseid mänge on siin üks jagu, mis on just rannas rahvapärimuslikud mängud ja ka igasugused õuesõppemängid, käbi, korv, pall, olete proovinud visata, võtate käbi niimoodi palja jalaga niimoodi varvaste vahele, kellel lampjalad on, see hästi ei saa, võtate niimoodi ja siis on üleval on kas ämber või mingisugune nõu ja siis viskate hopp niimoodi, et selline tagaajamine omavahel võiks täitsa põnev olla, et siin on niisugused põnevaid mänge, et neid võite kõik vaadata. Et üks jagu raamatuid on mul muidugi veel, aga need on loodus. Ma võin pärast näidata, kui huvi on kellelgi, mul on pagasnikus neid kaasas ka, et ma olen jõudnud neid üks jagu kirjutada, aga need ei ole niimoodi otseselt õuesõppe teooriat puudutavad. Aga teeme nüüd niimoodi, et te olete juba nii pikalt istunud, mulle tegelikult väga rääkida ei meeldi. Et teeme ühe sellise praktilise harjutuse ka. Et tuleme ühte ringi kokku. Et see on see, et mida ma teile palun, et jätke siia vähemalt 10x10 plats, kus te saate jooksumänge mängida edaspidi. Et kõik ei käida teada, ma arvan, et siin kohad taga on kokku.